Relvarahu Pärsia lahes sai taas tugeva hoobi värske teabe tõttu. Sellel kolmapäeval, 22. aprillil 2026, Iraan ründab Saudi Araabia naftaplatse relvarahu ajal ning Saudi kuningriik kaalub vastumeetmeid ja läheb veelgi kaugemale. Uudistes levib info, et rünnak Saudi Araabia energiarajatiste vastu relvarahu ajal polnud kõrvaline detail. See oli karm, otsene ja ohtlik hoiatus. Kahju tabas piirkonna tundliku kohta ja tõi sõja taas kesksele kohale just siis, kui üritati müüa ideed, et halvim on juba möödas. Ja just siin omandab see fakt veelgi suurema kaalu. Kui isegi vaherahu ajal võib Saudi Araabia nafta pihta saada, siis on Pärsia laht endiselt uue plahvatuse äärel. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärselt, Milson Alvese. Toimunu oli konkreetne ja tõsine. Saudi Araabia riiklik agentuur teatas, et hiljutised rünnakud sundisid mitmes energiaseadmes kuningriigis tegevuse peatama. Mõju oli kohene. Tootmisvõimsus langes umbes 600 000 barreli võrra päevas. Samal ajal langes ida-lääne naftatoru voog umbes 700 000 barreli võrra. 700 000. Barris por dia. Lisaks hukkus üks tööstusjulgeoleku liige ja 7 inimest sai vigastada. See ei ole laialt levinud kuulujutt ega internetimüra. See on ametlikult tunnustatud kahju, millel on mõju tootmisele, pumpamisele, rafineerimisele ja ekspordile. Ja olukorras, kus Hormuzi väin juba toimis hirmu, ähvarduste ja blokeeringute all, oli see löök Saudi Araabia territooriumil veelgi laastavama mõjuga. Kes on selle kriisi keskmes? Kriisi keskmes on Iraan. Kuigi Saudi Araabia avaldus kasutas vaoshoitumat keelt, viidates vaid hiljutistele rünnakutele. Siiski teatas Reuters, et Iraani revolutsioonikaardivägi väitis, et nad ründasid energiaobjekte ja nafta ülekandeliine, sealhulgas sihtmärke Jambus. See annab sellest episoodist poliitilise tervikpildi. Oluline pole ainult see, kes päästikut vajutas. Oluline on see, milline sõnum saadeti. Keset sõjalist pausi näitas Teheran, et on endiselt valmis avaldama survet Pärsia lahe naabrite energiatööstuse infrastruktuurile, et säilitada eeliseid, külvata hirmu ja tõestada, et relvarahu ei tähenda allaandmist. Kõige karmimas tõlgenduses, mis liikvele läks, muutus vaherahu ajutiseks kattevarjuks, ümberpaigutamiseks ja hirmutamiseks. Kõige hirmutavam on see just sellel marsruudil, mis aitab Saudi Araabial vältida Hormuzi väina lämbumist. Ida-lääne naftatorustikust sai elutähtis väljapääs Saudi Araabia idaosast nafta Punasesse merre transportimiseks. Kui see koridor saab pihta, ei ole kahju enam ainult Saudi Araabia probleem, vaid muutub ülemaailmseks. Kuningriigis teatati mõjudest Manifas, Quraisis, Jubailis, Jambus, Rastanuras, Ar-Riyadis ja gaasi ning vedelgaasi rajatistes. Teisisõnu, surve tabas naftavälju, rafineerimistehaseid, töötlemist, transporti ja eksporti. Seetõttu mõjutas see vaherahu ajal toimunud rünnak nii turgu kui ka poliitikat üheaegselt. See mõjutas pakkumist ja kogu turu turvatunnet samal ajal. Kui vaadata rünnaku ajastust, muutub sõnum veelgi rahutuks tegevamaks. See juhtus kohe pärast relvarahu väljakuulutamist ja keset arutelu stabiliseerimise üle. See pidi olema vaoshoituse faas. Aga tegelikkuses nähti vastupidist. Vaherahuperioodi kasutati surve hoidmiseks ja igasuguse normaalsustunde takistamiseks. Ja just siin tuleb mängu selle loo kõige tugevam joon. Rünnakud naftapuurtornide, rafineerimistehaste ja Saudi Araabia marsruutide vastu ei tundu olevat lihtsalt üksik sõjaline akt. See näib olevat katse näidata, et Iraan suudab endiselt haavata Pärsia lahe majanduslikku südant isegi ilma avatud sõjata selle haripunktis. Rihadi jaoks tõstab see ootamise hinda. Turule tähendab see, et häirekell jääb tööle. Piirkonna jaoks tugevdab see tunnet, et vaherahu pole kunagi olnud tõeliselt kindel. Taustal jääb Hormuzi väin kõige plahvatusohtlikumaks osaks, mis muudab selle tugeva vaherahu keeruliseks. See tugevdab tunnet, et Iraan hõivas laevu vaherahu ajal pärast seda, kui Donald Trump pikendas relvarahu samal ajal, kui liiklus oli normaalsusest väga kaugel. Teine Reutersi analüüs näitas, et 100 laevad on lõksus,
kindlustused on kallimad ning valitseb pidev segadus, kus tehakse vastukäivaid teateid. see kinnitab, et vaherahu oli kindel. Ehk üks pool räägib vaherahust, kasutab teine pool merd surve avaldamiseks. Ja kui mereliiklus seiskub, tunnevad nafta, gaas ja ülemaailmne kaubandus sellest šoki. Sõda ei ole enam ainult sõjaline, vaid muutub ka logistiliseks, majanduslikuks ja strateegiliseks. Just selles punktis hakkab Saudi Araabia vastuse idee taas jõudu koguma. Arutelu vastumeetmete üle hakkas selle juhtumi ümber keerlema, sest Reuters ise avaldas märtsis, et Saudi Araabia oli juba Iraani hoiatanud, et uued rünnakud nende territooriumil või energiarajatiste vastu võivad esile kutsuda vastuse ja isegi avada tee palju karmimale sõjalisele seisukohale. Nii et isegi ilma ametliku vasturünnaku väljakuulutamiseta oli poliitiline alus reageerimiseks juba varem olemas. Pärast vaherahu ajal toimunud rünnakut ei ole küsimus enam ainult selles, kas Riyadh on pahane. Küsimus on selles, kui kaugele kuningriik veel läheb, kui sind rünnatakse ja sa ei vasta samaga. Ameerika Ühendriikide poolel muutus olukord samuti pingelisemaks. Donald Trump pikendas relvarahu, kuid hakkas avalikult nõudma Hormuzi väina taasavamist ja ütles, et Iraan teeb väga halba tööd, lubades nafta läbipääsu. See ütlus on oluline, sest näitab, et Washington ei pea vaherahu piisavaks. Valge Maja tahab konkreetseid tulemusi. Tavaline laevaliiklus, väiksem surve turul ja teatav poliitiline edasiminek. Kuid faktid Pärsia lahes liiguvad vastupidises suunas. Laevad on endiselt kinni peetud, mereliiklus on jätkuvalt ebaregulaarne ja Saudi Araabia taristut on juba vaherahu ajal rünnatud. See toidab aru saama, et vaherahu pikendati, kuid tegelik kriis elab edasi, pulbitseb ja on valmis kontrolli alt väljuma. Kui torujuhe, mis aitab Hormuzi väina vältida, võib saada pihta ja kui ka väin ise on endiselt ebastabiilne, on sõnum kauplejatele, kindlustusandjatele ja importijatele kõige halvem. Võimalik. Mitte miski pole tegelikult turvaline. Kuningriik võib isegi taastada tootmisvõimsuse, nagu ta juba tegi, kui idast läände pumpamine täielikult taastati 12. aprillil. Aga tehnilise voo taastamine on üks asi, usalduse taastamine on hoopis teine asi, palju raskem. Kõige selle poliitiline tagajärg on sügav. Rünnak relvarahu ajal nõrgestab pingelõdvenduse ideed, kurnab igasugust kergenduse juttu ja jätab laheriigid silmitsi ränga vahtlusega. Kui palju saavad nad veel ajutisi kokkuleppeid usaldada, kui nende taristu on endiselt haavatav? See, mida praegu nähakse, ei ole rahu. See on närviline paus, mida ümbritsevad blokeeritud laevad, ohustatud nafta, sõjalised sõnumid ja täielik usaldamatus. Iraan püüab näidata, et tal on endiselt jõudu hirmu külvata. Saudi Araabia püüab kaitsta oma positsiooni, sukeldumata kohe veelgi suuremasse eskalatsiooni. Ja Ameerika Ühendriigid avaldavad survet normaalsuse nimel, mida veel ei ole. Lõpuks on kokkuvõte lühike ja karm. Toimus rünnak vaherahu ajal. Ja selle tõsiduse põhjus on lihtne, sest see näitas, et ainuüksi relvarahu ei suutnud kaitsta ei Saudi Araabia naftat ega ka lahepiirkonna stabiilsust. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla Milson Alvese kogukonnaga veelgi tihedamalt seotud.